No tervist, täna räägime siis lähemalt sellest BEM-ist siin, räägime veel sellest, et mis BEM-iga on tegemist ja kolmandaks, et mis otstarbel see BEM sai ostetud. Alustame siis sellest, et nagu näha, on siis tegemist BMW E46-ga, 98 aasta oma. Mootoriks on tal siis 1,9 liitrine bensiinimootor, 87 kilovatti ja ega mootori poole pealt mul rohkem midagi öelda ei olegi. Siis no, nagu paljudele kohe silma torkab, et neerud on ees puudu, et need on hetkel värvimisel, et nagu teate, siis BEM-idel on originaalneerud on hõbedased või siuksed kroomid, et siis värvib mustaks, et nad näeksid veits sägenevad välja. Siis all on BMW originaal valuväljed 318i. BEM-i märk on tagant kulunud, selle märgi kohta on nii palju, et need tellib varsti AliExpressist uued. Ega ma ei teagi, näitame siis natuke siin sisu ka või. Teeme siin ukse lahti ja vaatame, mis siin sees on. Originaalrool, originaalkäigukang, käsipidur originaal, eks ole, tavaline must riidest sisu. Siin taga väike lõhnakuusk, paar jopet on ju, vana lõhnakuusk ja ka siin taga mingeid muid lisasi väga ei ole. Ainuke lisa võib-olla on see käetugisi, mis alla käib. Mis siin veel on? Tuhatoos, eks ole. Ja rohkem ei olegi, tagaaknad käivad vändast keerates lahti. Esimesed käivad elektriliselt. Siin on siis väikest sihukest tuuningut tehtud siia mingid õmblused, värgid. Siuksed M-i logo peaks olema vist midagi siukest, aga näeb päris lahe välja. Istume siis veel sisse. Nii. Võtmel nagu näha. Vampiro ja logoga võtmöide, eks ole. Siuke üsna normaalne, eks ole. Noh, mis me siin sees on, näeme. No. Armatuurvärgid, raadio töötab, ma ei hakka seda siin laskma. Ja mis veel, tuled, asjad on ju. Et siuke üsna normaalne pill, ütleks. Et mulle väga meeldib. Vaatame veel kapoti alla ka sellele. Nii, kapoti all siis. Kes BEM-i mootoritest teavad, siis see 1,9 liitrine 87 kilovatti mootor. Pealt vaadates näeb välja siuke väga 1.6 mootori sarnane. Aga et see peaks vist olema kõikidest, see on siis kõikidest E46-sse kõige vanem versioon ja kõige lahjema mootoriga siis. Ja siin väga polegi rohkem, et täna sai talle siis hooldus ära tehtud, et sai õlid vahetatud, filtrid vahetatud, õlifilter, tavaline õhufilter, paisupaak sai vahetatud. BEM-idel peaks olema siis tüüpviga see, et see paisupaak või midagi annab siin järgi ja siis sai terve paisupaak ära vahetatud. Et annab järgima midagi ja siis hakkab jahutusvedelik lekkima. Aku on siis ees, eks ole. Minu Mersul on nagu aku taga ja värki, aga ega siin rohkem polegi vist. Ja nüüd lõpuks räägime veel sellest, mis otstarbel see auto sai ostetud. Ostsime siis selle auto järgmise talve winterbeateriks, ehk järgmiseks talveks rajale ja värki. Et sai siin nagu siin ühes videos rääkisin, et sai siin Mersuga käidud Roiu jäärajal ja mulle endal nagu isiklikult jubedalt meeldis seal rajal. Ja siis mõtlesime, et ostaks mingisuguse legaalse auto, millel on ülevaatused asjad olemas, et olemas on ülevaatus, kindlustus. Kindlustus on siis märtsikuuni, et nagu talv peaks suhteliselt muret olema. Et sellega on nagu poole lihtsam rajale minna ja värki ja BEM-id pidid nagu kergemad ja paremad ka rajal olema selles suhtes. Ja võib-olla mõned siin küsivad, et mis saab Mersust. Mersu jääb alles kasutusse nii kauaks, kui teda on. Et Mersust tuleb kindlasti veel contenti, et Mersu ei kao kuskile. Ja ilmselt BEM-i näeb võib-olla uuesti alles siis, kui talv tuleb. Et siuke kerge video sai siis tehtud sellest autost, eks ole. Et Mersust tuleb contenti. Ja selle auto plaane vaatame, mis seisus ta peal talv on. Ja siis saab edasi mõelda selle auto osas. Kõige suurem viga, mis sellel autol on karbide.
karbid on täiesti läbi sellel autol tegelikult. Et ma ei tea, siit vaadates sisuliselt see siin on originaaltõstekoht, ma ei tea, kas siit on näha. Aga see on originaaltõstekoht, mis on täiesti sees võrreldes sellega siin taga. Et võib-olla kes saab aru, kes ei saa aru, et jah, ühesõnaga karbid on läbi, seda autot tõsta ei saa karpidest, ainult sillaseadetest ja asjadest ja tänu sellele ei saa sellele ka uuesti ülevaatust. Et vaatame, kuidas see pill talve vastu peab. Et nüüd on ta ostetud ja värki. Et loodetavasti kestab talve ära. Et mina olen nagu suhteliselt rahul selle autoga. Et kuna tegemist on bensukaga, siis peab veits harjuma, et ma olen siin ära helitatud diislitega sõitma ikkagist. Et siis bensukas on veits äkilisem ja sidur ja gaasipedaal ja kõik on palju teistsugusemad. Aga ega siin polegi mõtet mingit muud mula ajada, et räägime veel mis tuuningutest või asjadest, mis siia autol oleks plaanis teha. Et kindlasti võib-olla mõned mõtlevad, et paneks siia autosse sisse sportrooli ja hüdrokassari ja teeks kempi tihvri ja värki, et need jäävad ilmselt ära. Võib-olla paneme sportrooli sisse, võib-olla ei pane, et saab ka vajadusel selle tavalise rooliga. Samuti hüdrokat jääb panema, kuna selle autoga me peame ikkagi liiklus sõitma, siis politseile hüdrokassare tavaliselt väga nagu ei meeldi. Seega saab selle tavalise kassariga. Ja kempi tihvrit samuti ei hakka tegema, kuna kui ma käisin Mersuga, siis Mersul on lahtine tihver ja sellega ma sain nagu väga hästi hakkama. Et tuleb veits harjuda, aga jah. Nii, mis meil siin veel rääkida on? Ega vist ei olegi. Et hetkel esimene tuuning, mis tuleb, ongi siis need neerud. Et võib-olla ma panen siia videosse mingi väikse pildi või midagi ka neist neerudest, kui mul on sellega viitsimist tegeleda. Aga ühesõnaga ega rohkem ma ei teagi, AliExpressis kindlasti tein mingid pulli tuuninguid veel. Et mõte oli selline, et võiks siia alla tellida mingid M-liistud asjad, et igast mingid pulli teha siia selle autoga, et võib-olla mingid leidid siia alla visata pedaalide juurde ja kõrvalistoja poole. Et vaatame, et mingid tuuninguid see auto kindlasti saab, aga siukseid normaalseid inimlikke tuuninguid, et kes on Mersut vähemalt näinud, siis kindlasti siukseks roimaks me ei hakka seda tuunima, et topime mingi kleepse ja täise igast, värvime mingi suvalised detailid ära ja värki, seda selle autoga kindlasti ei tee. Et võib-olla tuleb veel enne talve mingit contenti selle autoga, ei oska öelda. Aga et sisuliselt ongi kõik, et ei hakka siin mingit ülipikka videoka tegema, et kindlasti ei kõik viitsi mingit ülipikka videot vaadata ja ega ma arvan, et ongi kõik, et talvel tuleb kindlasti contenti sellest autost ja korralikult ma arvan, et ikkagi talvel hakkab seda autot rohkem nägema ja võib-olla talvel hakkab Mersulist tänu sellele vähem kasutust saama, aga kindlasti sõidame ka talvel Mersuga, kui ta peab muidugi talveni vastu. Aga see on siis kõik, et kui video meeldis, visake like, väike subscribe ei tee ka halba, väike komment, jagage kindlasti ja näeme järgmises videos. Tšauki!